mitte kunagi mitte ühtki sünnipäeva ei lähe nii, nagu ma tahan. Tšau! Käes on 24. september ja ma olen nüüd täpselt nii vana. Siis täpselt 28 või siis 82 aastane. Ja minu ideaalne plaan oli saada sõpradega kokku ja minna Kakerdaja rabasse kõik jalutama ja siis teha piknik ja jõudsime siia. Ja põhimõtteliselt terve tee on täis pargitud ja nagu 0 ruumi. Ja nüüd õnneks Märt leidis mingi lõkkeplatsi, mis iganes asja siin kuskil läheduses, nii et me lähme vaatame sinna. Aga mitte kunagi mitte ühtki sünnipäeva ei lähe nii, nagu ma tahan. Ma olen eelnevad 2 aastat tahtnud näha päikesetõusu. Ma pole seda näinud, sest et nii hall on olnud. Ja täna ma lihtsalt ei saa rabasse nagu. Aga muidu on tore. Mis asja, mis nüüd toimub? Issand jumal. Nii, et ei jõuame oodata lihtsalt. Väike vahepeatus Arturil. Kuigi nagu food on siin, aga... Ma näen väike seen tuli ka. Tahab, proovi. Võta siin sinu sünnipäev. Võta pea täis nagu. Ma ei taha. Ma ei teada. Oh my god. See oli üldse hea. Mis mõttes ei ole üldse hea? Vaata, elu on ilus. Võtame kõik oma kaamerad välja. Vaata, ma tegin palli. Vaata nurka. Social. Nüüd jäävad aega nunnud siit. Joosed kükita korra alla. Meil on kähverit vaja, kes nagu valgustust suunaks siin nagu peegeldaks. Oh, pisar tuleb. Nii ilus on, et pisar tuleb silma lausa. Aga me leidsime koha ja kõik on näljased, nii et ma hakkame sööma. Tšau! Olened ilusti ka. Nagu mingi ärakõrssel kaks vaata. Oh my god. Piknik on ära peetud ja nüüd me ikkagi võtame ka ette siis raba jalutuskäigu. Sest ma pean ikkagi traditsiooni jätkama, et iga aasta sünnipäeval rabas nüüd 3. aastat. By the way, kui te ei ole näinud minu eelmise ja üle-eelmise aasta sünnipäeva vlooge, siis infonupu alt leiate need üles praegu. Leidsin probleemile kõrge lahenduse. Mis teed? Peidad ennast või? We made it to the raba. Kakerdaja raba. Ja hästi mõnus valgus on praegu, sest et siuke õhtu ja kõik hakkab loojuma ja mega nunno mulle nii meeldib, ma olen õnnelik nüüd. Gäng läheb sealt ja droon lendab seal. Märt seal kõige ees filmib praegu seda, kuidas me kõnnime. Et ma saaks endale ka ägedaid droonikaadreid, nii lahe on. I'm so happy nagu.
tegime just seal selja taga koha peal minu seda selja tagant peace disainiga pilti, mida ma teen, ma ei tea, kogu aeg igal pool, kus ma käin. Ja eelmine aasta me tegime täpselt selle sama koha peal selle pildi. Nii et ma nüüd loodan, et mul tuli nüüd ka mingi äge pilt siin. Ja ma olen nii õnnelik, et me oleme Rabast veel nüüd päikeseloojangu ajal. Nii ilus on nagu see valgus juba minu peale minu arust, mis paistab ka on nagu mega ilus. Aga lihtsalt nagu sinnapoole vaadates on ka mega ilus. Aga ma tean, et see ei jää kunagi kaamera peale nii ilus, kui ta on. Igatahes olen ma väga rahul oma sünnipäevaga. Ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma olen nii tänulik oma sõprade eest. Nad on lihtsalt maailma kõige paremad ja kõige toredamad. Ja mul on olnud nagu nii tore siis siuke pärastlõuna õhtupoolik nendega koos, et aitäh teile. No nii, me jõudsime koju tagasi ja ma olen nii väsinud. Kell hakkab kohe 9 saama ja ma võiksin magama ära minna, et ilmselgelt vist vanus pressib peale. Et kell 9 on juba väsimus peal. Aga mul tuli üllatuspakikene posti siis sinna postiautomaati. Ja mul tuli eile sõnum ja ma olin kohe nagu nii uudishimulik, sest et ma ei teadnud üldse, et mis mul nagu, mul ei ole midagi tulemas. Ja ütlesin ausalt peale, et sa pead järgi minema. Armas Sandra on ühesõnaga saatnud mulle sünnipäeva kingituse, mis on nagu nii nunnu. Ja siin on kohe selline temale hästi kohaselt roosa lipsuga kaardikene kaasas. See karp on ise ka seest roosa ilmselgelt koos kommidega. Aga et see kõik lõhnab juba nii mega hästi lihtsalt. Niimoodi. Esiteks on siin mango ja magus apelsin suhkrutükikestega kehakooria. Selline nunnu kollane. Oh my god, kui hästi see lõhnab. Osab nuusuta. Aga sulle nagu nii meeldib, sul ei meeldib magust lõhnad. Aga mulle nii meeldib. Oh my god, kui hea. Siis on roosa vaarikas suhkrutükikestega kehakooria. Täiesti lõpp. Sandra lihtsalt oskab nagu oma asjadele panna nii hea lõhna juurde. Ma ei tea, kuidas seda teeb. Sojavahast küünal roosa vaarikas. Mitte, tjuke 2 sellega. Taaskord. Ühesõnaga, kõik tema asjad lõhnavad väga hästi, et mul isegi ei ole mõtet kommenteerida, et see lõhnab hästi. Papaia kehasuflee. Oh my god, kui äge see välja näeb. Tahaks seda nagu ära süüa lihtsalt. Okei, see on mu lemmiklõhn nendest. Ilmselgelt. Nii hea. Ja kehasuflee on Sandral minu arust uus toode, mida ta on teinud. Nii et nii põnev. Ja siis on siin pisikene huulevõie ka magus maasikas. Tjuke. Taaskord. Nii nunnu. Aitäh sulle, armas Sandra, nagu tõesti nii armas üllatus. Aga aitäh teile, et te siis selle päeva jälle koos minuga veetsite siin kaamera vahendusel. Et ma tean, et kindlasti tuleviku mina on väga tänulik, et oleviku mina siis selle päeva jälle jäädvustas, sest et mulle endale väga meeldib vanu selliseid sünnipäevavlooge ja ükskõik igasuguseid toredaid vlooge tagant järgi vaadata, et tore, et selline mälestus jääb. Aga aitäh, et vaatasite. Pange siis like, kui ikka meeldis ja vajutage seda subscribe nupukest, kui te seda veel teinud ei ole. Ja näeme siis jälle järgmises vlogis. Olge tublid. Tšau! Hello! Käes on juba 2. oktoober. Mulle tulid külalised jälle. Tada! Ja kuna Amazon pani pange, nagu mu sünnipäevakaardil kirjas oli, siis minu kingitus on nüüd siis siin. This one. Et nagu... ilusa kingitus. Aga ühesõnaga võrdluseks siis, kui suur see on. Ühesõnaga, ma hakkan seda kohe varsti lahti rebima, siis te näete ka, mis siin sees on. Ma seda ka kahtlustan. Ma tahan nüüd seda küll teada, kas ma kahtlustan nüüd enne. Minu jaoks on üllatus igal juhul. Sa ei arvanud seda või? Mis sa arvasid? Mis sa arvasid? Oh my god! Põhimõtteliselt, kui te nüüd vaatate seda kaarti, mille Karo kujundas. Mina arvasin, et need on mingid selle Zoe asjad, sest et sa rääkisid just vaata eelmisel päeval nagu sellest, et kas sa oled endale midagi sealt umbes tellinud ka ja siis ma nagu hakkasin mõtlema, et Amazon värkis.
et ringlight. Nii et ma saan nüüd talvel teha väga häid videosid kodus. Oh my god. Aitäh teile, ma olen õnnelik. Selline näeb pidu tegelikult välja, et Merlin istub telefonis.